Tere, tere kõik esiliiga jälgijad! Täna 3. aprillil munadepüha päeval oleme siin Elva Nike Arenal tulnud vaatama esiliiga 4. vooru kohtumist, kus koduvõistkond FC Elva võtab vastu külalised Põhjarannikult Viimsi jalgpalliklubi. Tänase mängu kommentaarid ja emotsioonid toome teieni mina, Elari Asi ja minuga kaaskommentaatorina Elva klubi treener. Vofana peale, sealt senderdus. Seal täitsa löögikoht ja napilt mööda. Ja siit meie vaatenurgast tundus mulle esimene moment juba, et lausa peaaegu 10 aastat. Ja nüüd Tšeikpall! Ja suurepärane võimalus, mis jäi kasutamata eest Selval. Aga Christopher Lahe. Suurepärane pall sinna ette. Ja kahjuks eest Selva käsi laiutama, nüüd ei ole tagasi jõudmas. Senderdus ja... Senderdus ei olnud väga suurepärane, aga väravahil Christopher Lahel ka see püüdmine täielikult ebaõnnestus. FC Selva mängijad kahjuks seal. 18 Moses Junior Razak Vofana. Ja sai sinna käed vahele. Christopher Lahe, FC Selvale teine nurgalöök selles mängus. Nii, pall kasti. Keripall, Veiko Kütt ja üle värava see pall. Väga täpselt oli Kütile pea peale see mõõdetud. Aga Viimsi väravat Christopher Lahe tuli ikkagi niimoodi välja, et oleks võinud väga suur palliga. Üle jooksev Jakovilt, vasakuga Senderdus. Ja John Paul proovib. Natukene üle lati. Ütleme, et seda poolaega on FC Selva tunduvalt. Ja läheb sinna ette posti. Ja seal posti see pall võrkab. Aga... Kas oli Martin Tomson see, kes löögile pääses? Ja Martin Tomson pääses löögile. Ja pall Pajule. Pajule, jah. Paju proovib löögile võtta sealt vasakuga. Oi! Ja nüüd mees! Ja lööb ära selle värava Dominik Laaneots. 1-0 Elvale. Lahelt väga hea tõrje esimese Andre Paju löögi peale. Lööb otse peale. Ja Karl Kruus püüab ilusti. Täpselt sinna, kus Kruus seisis ka ja ei valmistanud see olukord Kruus. Suluseisu ei olnud. Mägi Küti vastu, lööb peale ka kohe. Ja järjekordne pealelöök Karl Kruusile. Selles mõttes oli hea pealelöök, et kaitse varjust, aga lippu ei tõusnud. Evans võtab parema jaale. Üle lööb sealt, oli võimalus see mäng ära otsustada siin. Väravaht oli juba pikali maas. Mille on kõlanud. Elva on võitnud selle mängu 1-0. Värava autoriks Dominik Laaneots. 68. minutil see värav tuli ilusast ründemängust ja Elvas teenib oluliselt 3 punkti.